tere hommikust ja ilusat uut nädala algust. Käes on esmaspäev ja minu esmaspäev hakkab juba viimased paar nädalat teeb samamoodi. Ma alustan ühe eratunniga ja siis ma korraks mõtlen läbi oma tänast uut kava ja siis õhtul on Showhippo. Saavad kahvliga purka. Tal on küünega või? Tal on küüned. Are you serious, girl? Yeah. Esimene on siis Cult Zero, mis on siis probiotika keefir. Joo. No võtab hästi. Raspberry and mint. Nuusute. Nagu see on päris maitsev. See on nagu mojito. Väärik mojito. See pidi olema ainuke. Miks see keefir peab selle asja ära rikkuma? See pidi olema ainuke keefir. Oota. See ei ole nagu selle. Järel maitse on küll. Keefer on keele pealt täitsa. Kipsi see maitse. Tavai shotina sisse. Siin on meil juusu ja mandariin. Ta midagi meenutab teile ka. Feerit. On ju nagu... Ja see vetsu. Vetsu. See on rohkem nagu greip ju. Või nagu kui sa saad kibedat mandariini koort või midagi. Vaat seda ma nüüd kardan. Sellist seda tatel või? Seda ma kardan kõige rohkem. Siis on 0. Issand, see on nagu Coca-Cola. Tatli. Jaa, Keinsi koola. Täiega Keinsi koola. Kõige rohkem. See on nagu Coca, mis on juba ära lahtunud. On. Jah. Aga mul on ikka. Mis loogika see on? Mu aju ütleb, et see on Coca-Cola. Siin on kofeiin sees või? On. Free from. Jaa. Ja mis seal siis veel on? Ma olen kodus ja see tänane oli täiesti crazy. Showhippo oli nii mõnus ja nii nagu full out, full energy. Ma nii armastasin seda. Ma ei tea, kuidagi tänane vibe oli nii äge ja I love my job. Aga nüüd on aeg sööma hakata. Mul sai just läbi 2 dokumentaali, see Epsteini oma ja siis Ameerika supermodellide oma. Ja ma mõtlesin, mida nüüd hakata järgmiseks vaatama. Ja kuna märtsikuus, 24 märts, kui ma ei eksi, oodake, ma kohe kontrollin üle, muidu ma ajan teile jama. Minu arust on 24 märts Disney's tulemas Hannah Montana selline mingi asi. Nüüd me vist oleme aru saanud või on mainitud, et see on siis nagu see Color Daddy, see on üks podcast, et siis tema veab seda läbi Mailiga. I don't know, aga ma olen selleks päevaks plaaninud selle, et minu juurde võib tulla vaatama seda. Ja ühesõnaga, kuna I love Hannah Montana ja ma olen sellega üles kasvanud, siis kuna Hannah Montana saab 20 aastat, see ongi põhjus, miks on see saade, on see, et Hannah Montana saab 20 aastat. Sellest, kui see esimest korda avalikkuse ette tuli. Ja ma mõtlesin, et oleks tore for the good old times vaadata Hannah Montanat. Ja teine saade, mida ma kindlasti pean hakkama vaatama, on selline asi nagu That's So Raven. See oli samamoodi Disney Channelist, nagu kui oli ka Hannah Montana. Ja sellega, mul on mõlemaga see, et neid vaadates mul tekib nii soe tunne, sest nagu kui ma neid kodus vaatasin, ma olin ju nagu kuidagi selline kodune tunne tekib. Et ma olin noor, kui ma neid vaatasin ja ma ei tea, kuidagi ikkagi minu jaoks oli lapsepõlv väga ilus ja väga tore ja väga selline home, kuidagi kodune. Ja That's So Raveniga on mul selline mälestus, et nüüd ma heietan natuke. Kes kunagi vaatas Disney Channelit, siis Disney Channelis oli niimoodi, et kui kell sai 11, siis nagu kanal läks kinni. Või nagu tuli see nii-öelda Disney märk sinna ette ja siis oligi see, et Kaila minna magama, et hommikul kell 6 või kell 7 läks siis kanal uuesti käima. Et see oligi selle pointiga tehtud, et ei ole see, et sa vaatad nüüd öö läbi multikaid ja saateid, eks ju, vaid kell 11 tuli see, et ööprogramm, uneaeg nii-öelda ja oligi kõik. Ja tavaliselt, aga mingitel perioodidel oli kõige viimaseks saateks see That's So Raven. Ja see oligi niimoodi, et ta hakkas mingi 22.30 või midagi sellist ja ta lõppeski siis 23.00. Ja mulle meenub alati sellega, et ma teadsin, et kui see algas, siis ma teadsin, et see on see viimane saade, mida ma täna õhtul veel vaadata võin. Ja siis iga kord, kui see sai läbi, siis ma teadsin, et nüüd ma pean magama minema.
et see oli minu jaoks see cue, et nüüd on aeg magama minna ja kui see algas, siis oli see, et oh my god, mul on veel pool tundi aega, et ma saan lihtsalt seda vaadata. Et selline tore mälestus on mul sellest ajast. Mix it all together and you know that it's the best of all. Well, ilusat hommikut teile ka, seal on üks väga suur sõber. Jee! Ta on suur, okei? Panin Joosepile Cats TV peale. Ühesõnaga, tere hommikust teile ka. Täna on käes teisipäev ja mina suundun hetkel füsio juurde. Vaatame minu jalakesed üle. Ja pärast seda ma lähen Freeflow'sse, ma mõtlen stripikava edasi. Ja siis teen tööd ja ma lähen täna näohooldusesse. Minu kosmeetik hetkel lõpetab oma töö, ehk siis täna ma lähen viimast korda. Ja ma ei saa olla rohkem tänulikum, sest tänu temale is this. Ma ei hakka neid before and after pilte enam siia panema, te olete neid piisavalt näinud, need on kohutavad. Aga see neiu tegi mu korda, sõna otseses mõttes. Nii et ma jään tal igavesti tänulikuks, seega ma loodan, et ta kunagi tuleb tagasi siia kosmeetikumaailma, sest I need her. Me lähme täna Kriti juurde küünlaid värvima, millest ma siis kunagi ka rääkisin. Et see on meil selle kuu tegevus, et me hakkame küünlaid värvima, maalima. Füsio juures on käidud ja teate, ma sain loogikast nüüd aru, et esiteks, kuna ma just käisin füsio juures, ma sain massaaži ja homme mul on selline päev, kus mul on täpselt peale eratundi vaba aega, siis mis mõttega ma täna hakkan seda kava mõtlema, kui mul on võimalus täna lasta kehal puhata. Nii et homme nagunii ma olen eratunni ära teinud, mul on keha soe, palju lihtsam on hakata trenni tegema, nii et täna me ei tee trenni, täna me puhkame. Ma tegelikult läksingi New Yorkerisse selle sama pea peale pärast, aga siis ma jäin muid asju vaatama ja esiteks see body oli nii ilus, ma võtsin selle ära. Ja siis ma proovisin sellised pükse ja obviously need olid mulle liiga pikad, ma ei tea, mis värk New Yorkeris nende pükstega on. Ja siis ma proovisin need musti nüüd siin ja jällegist liiga pikad. Ma ei saa aru. Ühesõnaga, te nägite, et ma käisin siis New Yorkeris, ma ostsin endale selle body, ma ostsin endale selle peakatte. Aga mul juhtus selline väike situatsioon. Et mu kõrvaklapid olid mul peas, aga ma olin just muusika kinni pannud. Ja siis ma läksin sinna, ma proovisin seda peaasja pähe ja ma sain aru, et mul olid kõrvaklapid ette ja ma olin mingi, nii ebamugav, aga nagu ma olin mingi okei. Siis kõinin reaalselt niimoodi nagu stangede vahelt, ma ei tea, 3 meetrit, nagu reaalselt mitte üldse palju, kuhugi siia. Ja siis hakkan mingit toppi võtma ja vaatan, tunnen, et mul ei ole kõrvaklappi enam. Ma ei kuulnud, et see oleks maha kukkunud, ma ei tundnud, et see oleks kuskile läinud, mitte midagi. Ja ma olen mingi, oh my god, kus see on? Võtan nagu riided seljast ära, vaatan kotti igale poole, ma olen mingi, seda ei ole siin. Ma ei kuulnud ka, et see oleks kukkunud. Ja nagu, ma ei tea, see ei tundunud üldse loogiline. Inimesi on isegi palju, nii et nagu ma olin nagu, et kus see siis olla saab. Ja ma käisin niimoodi 10 minutit vähemalt edasi-tagasi seda sama ringi. Ja siis lõpuks läksin neljakapukile, et vaadata sealt mingi stangede alt, nagu see oli nii piinlik. Lihtsalt nagu, kui sa nägid seda pealt, kuidas ma lihtsalt ukerdasin seal stangete vahel, siis I am so sorry. Aga sa tead, et ma otsisin oma AirPodsi. Nii et, jah. Lõpuks, pärast pea 10 minutit, ma arvan, isegi rohkem, ma leidsin selle üles. Elul viimasel ajal on see komme mulle teha nii, et kui ma tunnen, et päris hea on olla, nagu kuidagi rahulik, siis tuleb mingi olukord, kus mul on väga lihtne minna närvi, näiteks pühapäeval. Ma olin mingi, ülihea vibes, kõik on ülibänger. Ja siis hakkan Freeflow kinni panema ja ma olen mingi, kus mu võtmed on? Ja ma käisin 10 minutit jällegist. See saatanlikud 10 minutit. Käisin siin stuudios edasi-tagasi. Mõtlesin, kus ma viimati need võtmeid nägin. Igal pool proovisin mitu kohta läbi käia niimoodi, et nagu vaatasin kõik vahed läbi. Ja lõpuks ma leidsin diivani vahelt. Aga ma vaatasin sinna ennem. Ja siis need ei olnud. Ma ei tea, väga kahtlane. Oi, kui kaunis. Oh my god, sama bussi peal. Ma hakkan Pinterestist vaatama. Kõll. Oi, siin olen.
jõudsin koju, käisin pesus ja ma lähen nüüd magama. Kell on üle 2 öösel. Ühesõnaga, ta täna poppis mul siin seda pimpulit, mis mul on siin ja seda ta ei puutunud. Aga ühesõnaga, need 2 tekkisid koos nende sõpradega. Ma panen siia peale veel seda biotrooga nagu stiki asja. Ja loodan, et hommikuks on parem. Aga see küünla asi oli nii tore. Ja meil on juba pandud paika järgmine aprillis. Ja järgmiseks on meil spa õhtu. Või noh, spa day, spa päev. Ja kodule spa päev, mitte kuskile spaasse midagi. Nii et sellised on meie mõtted siin. Ma lähen magama ja räägime hommikul. Good morning. Käes on 3 päev. Lotto 3 päev. Ja minu hommik algab sellega, et ma lähen naiste arsti juurde. Ja siin on teie reminder ja üleüldse minu aasta girlid 96 ja I'm old, okay. Esimest korda on seal uuringus meie aastanumber. Nii et kui sa pole käinud veel, siis mine broneeri endale aeg, sest et seal uuringutes tuleb käia igaks juhuks, et hoida oma tervist ja olla kogu aeg kindel, et kõik on hästi. Siis ma lähen free flow'sse, aga mul tuli pakk. Mul tuli minu Shane'i tellimus, mille üle ma olen nii elevil, et teile näidata, mis ma sealt kõike tellisin. Nii et me avame selle free flow's. Aga muidu mul on veel free flow's eratund, siis ma mõtlen stripikava edasi. Ja siis õhtul ma lähen Simona Hiilsi ja ka ragatundi. No nii, on käes see aeg teha Shane'i hauli. Ma olen nii elevil. Ma siin lähen ju Türki kohe varsti. Ja isegi kui ilmad ei ole veel nii soojad, siis I don't care. Ma juba planeerin suveks outfit'e ja pluss ma eeldan ja loodan ja arvan, et see suvi tuleb päriselt soe Eestis. Seega väike kuldne kleidike siia bikiinide peale. Või noh, tegelikult ma võin sellega ka niisama käia ringi. Ühesõnaga selline mingi miljoni paelaga. Ma mõtlesin, et ma teen teile seekord nii ja ma teen teile reaalse fashion show. Nii et ma näitan enne teile kõik ära ja siis ma teen sellise väikse runway. Selline bluus nagu one shoulder. Ta tundub tegelikult suht laine. Ma kardan, et ta võib olla äkki natuke suur mulle, aga kohe näeme. Ta käib nagu ega ma täpselt ise ka ei tea, kuidas käib. Kuidagi niimoodi. Ühesõnaga, see on bluus. Selline kampsonikene. Minu arust mega cute. Siis ma tellisin endale spreipudali, õlispreipudali. Sellega ma siis panen õlise sisse ja geniaalne, I know. Tellisin 2 toppi. Ühe siis sellise ja siis musta ka. Siis kuna mul tuleb väike Hannah Montana istumine, siis sellised topsikesed, kuhu panna mingid kombikesi. Siis üks pliiats, mina ma tellisin ühe kindla asja jaoks, aga I swear to God, kui seda siin pole, siis I will flip out, sellepärast et see oli põhjus, miks ma üldse seda tellimust tahtsin teha. Vaadake, ma pole lõppu jõudnud, aga mul on tunne, et midagi on siin valesti. I don't know. Aga see on selline pliiats, mille sa saad ära kustutada. Ja kohe seletan teile, miks, kui see tooda midagi on siin. Siis me tellisin endale lõpuks ometi valged, sellised viikarid. Paelad, kuna mul läksid Johela kontsad katki, siis ma, või noh, kontsa pael läks katki, siis ma vaatan, äkki saan uusi paelu panna. See on kleit, mis tundub kuidagi jube suur. Ja ma hakkan muretsema natuke. Mu excitement läks from 100 to 0 real quick. Okei, see on siin. Ma näitan teile seda lõpus. Siis ma tellisin sellise navy bluusi. Ja väga summer vibes. Hästi palju värvi on siin, I know, right? See on bluus. Selline, ma mõtlesin korralikult pesu. Siis veel Hannah Montana sinna õhtule sellised päevale. Popcorni sellised asjad. Okei, ja siis viimaseks minu märkmik. Ma arvan, et see on muidugi suurem, aga ei no. See on siis minu koristusmärkmik. Sest mul on probleeme sellega, et mul on üldse elus nii, ma ei saa asju teha niisama,
vaid mul peab olema mingi põhjus, miks ma asju teen. Ja koristamisega samamoodi. Ma ei saa lihtsalt teha, et nagu et kodu oleks korras, vaid selle ma koristan kas siis, kui inimesed tulevad või kui mul on mingi reegel või süsteem. Ma niisama ei saa. See ei ole lihtsalt minu loomuses. Ja siis ma nägin ükskord Instagramis, tuli ette see, et selline asi on olemas nagu ADHD cleaning planner. Ja ma olin mingi lõpetage, see on ju täpselt mulle. Sellepärast ma ostsin ka selle. Et ma tahtsin ju täita seda niimoodi, et see oleks nii, et ma pastakaga täidan, siis ma ei saagi enam seda täita, vaid et ma mingi aja tagant kustutan ära. See on natuke muidugi saanud kannatada, aga mis meil siin siis on? Tuttume koos. Siin on mul mingi morning routine, after breakfast routine, midday routine, night before bedtime routine. Ühesõnaga siin sellised asjad. Oh my god, ma jäängi see cleaning schedule. Ma teen ühe challenge'i sellise, et ma üritan üks nädal, peale oma elu ka veel, üritan üks nädal teha kõik need asjad ära. Ma loodan, et teile meeldiks ka selline challenge, äkki see ajab teid ka koristama. Siin on nagu nii erinevaid viise, kuidas sa saad nagu seda lahendada. Siis siin on veel kuu lõikes, et umbes aprillis wash windows inside and out, ma ei tea, augustis scrub showers, toilets and sinks. Oh my god, see on minu new holy grail reaalselt. Siin on mingi 5-minute tasks, mida saab teha 5 minutit, 10 minutit. Siis on declutter challenge, mis on 30 päeva, mille ma arvan, et ma võtan samamoodi kasutusele aprillis, kui mul on see nii-öelda asjade ära viskamise aeg. Siin on isegi cleaning hacks, lõpetage ära. See on üks parimaid liigutusi, mis ma vist olen üle pika aja näinud. Ja siin on nii palju lehti, nagu nii palju erinevaid variante. Siis sa saad ise endale tekitada rutiinid, et kirjutada siia. Okei, see raamat on siis niimoodi. Esimene osa on selline, kus ta ise annab sulle kõik ette ja teine osa on selline, kus sa saad ise teha omad süsteemid. Ja saad see oli mingi 5 eurot. Kes tunneb, et tal on vaja ka näiteks koristamiseks alati mingit põhjust või mingit süsteemi või mingit mängulisust, et oleks põnevam, siis here you go. Nii, aga olete valmis maasjauks, jah? Here it is. 2026 Maariti kevadkollektsioon. Okei, selline oli siis minu moeshow, ma loodan, et teile meeldis. Ja nüüd mul 10 minuti pärast hakkab erakas. Ja siis jääme kava mõtlema. Oi, aitäh, Tibu! Ma olen kodus, kell on 12. Ma ei tea, mis juhtus,
aga mul oli tegelikult täiega palju energiat, ma tundsin nagu, et maailm on minu. Kuniks järsku mingi kellanüke 6 paiku või sutsu enne seda, mul tuli räige energy crash. Mul oli niuke tunne, nagu mul hakkas palavik tekke või midagi. Ma reaalselt ma olin mingi, oh my god, what is going on? Ja siis mõtlesin, ma teen üheks power napi 15-minutilise. Ja see toimis või nagu ma tundsin, et kuidagi tuli energia tagasi. Aga siis ma tundsin, kuidas see aina allapoole läks. Ja hiilsis ma nagu pingutasin, aga ma tundsin, et ma ei olnud ikkagi nagu nii, nagu ma võiks. Või nagu, et mul on seda energiat. Ja siis ma märkasin ragatundi. Ma tundsin, et mu keha lihtsalt ei tule enam kaasa minuga. Et mina peas olen mingid välja stuudis, aga keha oli mingi ei. Kalla ei. Not today. Ja see on okei, et vahepeal ongi sellised päevi. Et nagu üliraske, et su pea ütleb sulle, et davai teeme, eks ju, aga keha on mingi ei. Et nagu on hetki, kus ma saan seda programmeerida või üldse me saame tegelikult ju oma mõttejõuga väga palju muuta ja anda endale energiat, aga ma tundsin kuidagi, et täna see ei tule. Ma ei tea, miks ma nii väsinud olin. Miley Cyrus pani ülesse pildi, kus ta on siis nagu Hannah Montana. Ma panen selle siia kõrvale. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan nutma, kui ma nägin seda, sest et nagu alguses ma pean seda tähele, aga siis ma nägin seda teksti seal. From me to younger you. Ja ma mõtlesin, et lihtsalt hakkab pillima seal samas. See läks kuidagi nii hinge, et ta teab täpselt. Et see ei ole see, et mingi, ma lihtsalt teen. Vaid see, nagu see lause, ma kuidagi, ma oska seda jätta, she knows what's going on. Et nagu from me to younger you. Sest nagu tegelikult ju sellest on nii palju räägitud, et täiskasvanueas me lihtsalt üritame viia ellu ja täita neid unistusi, mis meil olid lapsena. Või üldse neid mõtteid, mis meil olid lapsena. Ja ongi see, et et ma olin ju nii suur fänn. Ja nüüd ma lihtsalt annan enda väiksele minale selle võimaluse tähistada. Ja ma ei tea, ühesõnaga, see on nii armas. Nüüd ma ei jõua ära vaadata, mina pärast juba näha saan. Ja siis teine asi, ma tahaks väga seda märkmikku juba täita, aga ma mõtlesin, et ma hoian selle märkmiku mingiks päevaks, see koristusmärkmik. Ja palun, keegi andke mulle tagasisidet, kas te tahaksite, kui ma teeksin sellest eraldi video, kuidas ma näiteks teengi mingi koristamisvideo. Mul kusjuures tuli mõte teha mingi koristusvideo, aga ma ei tea veel, mis formaadis. Aga jaa, siis mõtlega, et äkki teha sellega, kas teha mingis vlogis. Et niimoodi, et ma teengi nädala vlogi ja siis üritan võtta selle ette, kus on, et iga päev on mingid ülesanded. Ja proovida iga vlogipäev need ära teha. Ma lähen pessu ja tuttu. Ja siis homme on ka üks selline väga huvitav päev, aga sellest räägime juba homme. Tere hommikust minu ja Joosepi poolt. Täna on neljapäev ja ma olen hetkel kodus. Mul hakkab kohe üks meeting. Ma veel ei hakka rääkima, mis see on. See on ühe koostöö meeting, et arutada kas kus, kes, mis. Ja kui see läheb käiku, siis ma räägin, mis see on. Ja siis ma lähen Free Flow'sse ja me teeme Kristeliga seal oma koosoleku. Nimelt Kristel tahtis ja väga soovis olla minu sünnipäevapeo korraldaja. Mõeldud tehtud, I don't mind at all, talle väga meeldib see ja ta tahab just portfooliot täiendada. Nii et ma mõtlesin, et why not? Nii me teeme esimese sellise sünnipäeva koosoleku, et panna paika, mis kus kes samamoodi. Ja siis õhtul, issa mul on täna nii suured asjad, õhtul ma asendan Free Flow's pre-productioni trenni. Nimelt 1. aprillil tuleb Mustamäe riigigümnaasiumi Playbox Alexela kontsertimajas. I know. Ja Free Flow teeb väikse etteaste seal. Ja mul on nüüd aega 3 nädalat, ehk siis 3 neljapäeva, et teha nendega kava ja lavastada see ja paika panna. Ma loodan, et ma jõuan. Mind ennast ise 1. aprillil ei ole seal, sest ma lähen Türki. Aga ma usun, et nad saavad hakkama. Nii et täna ongi siis selle esimene proov. No nii, koosolek on tehtud, see läks väga edukalt ja ilmselt läheb ka käiku. Nii põnev. Ja siis mul tuli ka üks esinemispakkumine laupäevaks Nantsiga, nii et võtsin ka selle vastu.
need asjad liiguvad, mis on väga meeldiv. Nii et lähme aga Free Flow'sse. Let's go! See ei saa olla väga mugav asend. Mina ei tea, kuidas teiega lood on, aga minuni on kevadväsimus jõudnud ikka täie raha eest. Iga päev ma magan oma nii-öelda hommikuse rituaali või rutiini ajal. Ma lihtsalt magan, sest ma olen nii väsinud. Isegi kui päike veel, ma olen ikka väsinud. Siis mul on vaja kogu aeg power-näppe teha, õhtuti ka, nagu enne trenne, nagu Free Flow's. Ja täna ka mul nagu need energy crash'id on nii kiired ja järsud, et ma ei oleks nendeks valmis. Ja siis oligi see, et nagu enne minu ja Kristeli koosolekut mul tekkis räige energy crash ja ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama sain, aga ma teadsin veel, et mul on vaja see koosolek ära teha, siis mul on vaja veel see trenn ära anda, mis on ka nagu täiesti full out. Somehow ma tegin selle ära, aga kui sa oled samas paadis, kus mina ja kevadväsimus on sind ka hittinud, siis girl. Ja lihtsalt väike update, väga random, aga kes siin jälgijatest on tantsijad ja just eriti hiirsitantsijad, siis Johelal tulid nüüd uued suurused välja. Ja nad nüüd teevad kontsiga suurusele 33 ja 34. Ja siis oli veel suuremalt suuruselt mingi, ma ei tea, 48 or something like that. Nii et, kes on sama väikse jalaga nagu mina, tegelikult mu jalg ei ole väike, lihtsalt ma ei tea, kuidagi miskipärast need 36 numbrid konsamaailmas ei toimi minu jaoks. Ja 35 on ka selline, et ma mõtlesin, et võiks sutsu väiksem olla ja Johela Leht ise on öelnud mulle, et minu jalg kontsadel on 34. Siis ma arvan, et ma proovin tellida 34 suuruses kontsad. Eks siis näis, kuhu see endaga viib. I don't know. Ja also ma ostsin ära oma Selecti campi pileti, seega suvel ootab mind taaskord ees Select tantsulaager. Ja nagu ma aru sain, siis kohad lähevad praegu suht kiiresti, nii et kui ma selle vlogi üles panen, ma loodan, et mõni koht on üles, aga ma tõesti väga soovitan tantsijatel, kes tunnevad, et tahavad veel areneda ja lihtsalt tantsida ja ma ei tea, ühesõnaga, seal on laagris on nii palju nagu häid asju, et ma ei oska kuskilt alustada, aga jah, soovitan üle vaadata. Aga mina lähen nüüd skincare tegema ja siis magama. Tere hommikust, käes on reede ja kell on 2:30. Ma olen täna hommikul olnud väga aktiivne, toimetanud. Ma saatsin ära mingitele lokatsioonidele oma kirjad, et sooviks saada hinnapakkumist. Ja kõik nemad on see, et mu üks kõige lemmikumaid valikuid on sellel kuupäeval kinni. Nad ütlesid, et kas me võime pakkuda alternatiivkuupäevasid, aga ma ei tea, mul on lihtsalt nii kindel visioon, ma tahan, et see oleks reedel päev peale mu päris sünnipäeva. Ma mõtlen natuke, aga ma ootan veel teiste vastused ka ära. Ühest kohast tuleb vastus alles mingi 2 nädala pärast, sest see inimene puhkusel. Ja vot. Aga mul on täna veel eratund planeeritud ja siis ma tulen ruttu koju, sätin ennast valmis ja siis mu trajektoor täna on selline. Ma lähen Aamelisse, ma pole seal veel käinud. Marial on täna sünnipäev seal, või noh, peab täna sünnipäeva. Ja lähen kella 7 sinna, kella 8 pean ma minema Viru hotelli. Õnneks need on reaalselt nagu kõrvuti, nii et mul on chill. Või noh, natuke peale 8 pean sinna minema. Siis ma teen uue show. Ja siis ma lähen tagasi, kuhu iganes Maria ja kõik see punde läinud on ja lähen sinna. Ja siis seal läheb pidu edasi, nii-öelda. Vot, sellised plaanid siis täna. Aga mul on aega, enne kui ma peaksin kodust väljuma, kuskil 20 minutit. Ja ma mõtlesin, kuna päike siin paistab ja nagu veits on selline nagu tunne, et tahaks koristada, siis ma nii väga tahaks seda täita. Et ma nägin ju, siin on need speed cleaningud. Ehk siis äkki teeme mingi speed cleaningu, teeme 10-15 minutit. Quickly rinse and load any dirty dishes into the dishwasher. Vaatame. Ehk siis vaatame üle, kas nõud on ilusti kraanikausis. Kas nõud on kraanikausis? Kraanikausis nõusi ei ole. Kõik on kenasti meil nõudepesumasinas. Nii et selle ma võin panna. Check. Spot clean the floor around high traffic areas. Mis see tähendab? Spot clean. Teate, ma võtan seda kui, et tee tolmuimeega põrad puhtaks.
teeme. Siis järgmiseks on siin kirjas scrub and sanitize the toilet quickly. No problem. Järgmiseks on kirjas, et clean sink and wipe down bathroom countertops ehk siis puhasta kraanikauss ja countertops. Ütlen ausalt nende kõige peale, et ikkagi läheb rohkem kui 10-15 minutit. Nii, oota, loeme korra, mis siin veel muidu on. Make the bed and straighten the pillows. Straighten up pillows. No tegelikult selle ma tegin juba ära. Quickly tidy up any clothes or items lying around. No mul kapis on natukene segadus. Okei, teate, üks asi, mille ma küll teen praegu ära, on see, et ma puhastan ühe laua ära. Ja siis ma arvan, et on aeg minna. Aga see on väga äge, ma soovitan. Nii, ega ma rohkem ei jõuagi väga teha, seega lähme teeme selle eratunni ära ja siis hakkame valmistuma õhtuks. Nii, ma olen valmis, see on minu lõõk. Vaadake, mis saapad mul on, ma pole neid kordagi kandnud. Kristel ostis need mulle lambist, need olid 9 eurot. Siis ta oli mingi, ma mõtlesin sinu peale. Ostis lihtsalt need mulle, aga ma ei ole neid mitte kunagi kandnud. Ja see oli mingi, ma ei tea, 5 aastat tagasi mul on tunne. Ja need on sellised. Ja selline on mu outfit. Minu arust täitsa tore. Ja ma olen täiega ajades, nii et let's go. Aga mida nagu sisustust või ju? Asi on täiesti teine. Siin ei ole mingit haisud juba. Aga nii, söögid on kohal, aga mina jooksen kohe. Let's go. 2 minutit hiljem oleme siin. Teie jaoks 2 sekundit hiljem. Ma olin 20 minutit tagasi põhimõtteliselt veel kodus alles. Täitsa päkki. Meil juhtus selline olukord, et meil olid värvid seekord meie käes, kuna Siimu täna pole. Viisin teid maha. Aga ei ole hullu. Õnneks Grit ei ole kaugel. Nii et saime kõik lahendatud. Ja tegelikult on ausalt, mida kiiremini sa tuled ja lähed, seda lihtsam on. Sest kui ma istun siin hästi kaua, siis ma tunnen, et ma vindun. Praegu meil on räige energia. Otsa laval. Jaa, reaalselt. No nii, ja tagasi Aamenist. Väga hea. Lüksub. Hoiabki. Mul on terve elu olnud. Aga kõige nemad on. Ime sul, palju õnne, kallis Maria. Õnne soovime sul. Tere hommikust, käes on laupäev. Õues on reaalselt, mul on tunne mingi +10. Nii soe on, päike paistab, kevad on for real käes. Ja ma just eile arutasin, et kas see on mitte ideaalne sügis, ideaalne talv ja nüüd märtsis kohe tuli ideaalne kevad. Ma ei taha ära sõnuda, aga mulle tundub, et praegu nagu läheb nii. Ja minu arust ma nägin kuskil mitte uudist, et ennustatakse, et tuleb väga kuum suvi, ehk siis ideaalne suvi. Kas me saame tõesti taaskord 4 aasta aega. Ma olen nii elevil. Ühesõnaga, mina liigun siis täna siin laupäeval Freeflow'sse. Kuna mul jäi selekti ajal minu commerciali tund ära, siis me teeme täna nii-öelda järgi. Ja siis ma tulen tagasi koju, käin pesus, panen ennast valmis ja siis ma filmin täna Q&A video. Ja siis õhtul ma lähen Nancy'ga esinema Tartusse. Sellised plaanid. Mul on väga piinlik tunnistada seda. Aga möödas on paar tundi mu trennist. Ja mis ma siis vahepeal tegin? Ma käisin poes, ostin süüa, sõin, vaatasin Hannah Montanat. Käisin pesus, tegin meigi ja filmisin Q&A video.
ja mul oli täiega see aja pressure, et ma tahtsin seda filmida päevavalguses. Ja kell oli juba 5 ja ma olin mingi, oh my god, kas ma jõuan? Ma lõpuks filmisin ta ära. Aga kuna mul oli see, et ma tulin pesust ära, siis ma tegin ruttu meigi, siis ma ei saanud sellist soengut teha, nagu ma tahtsin, ma ikkagi pidin natuke sirgendama, aga siis need jäid veits niisugused kohused, siis ma nagu vaatan seda tagasi, ma olen mingi, kurat, no et ma ei jäänud väga rahule sellega, milline ma seal välja näen. Nii et ärge pange seda pahaks, palun. Ma pingutasin, et jõuda lihtsalt ajaliselt päikesega samal ajal filmida. Ja see kuidagi väsitas mind nii ära, et ma filmisin ära ja siis ma lihtsalt istusin siin diivanil ja scrollisin. Ja kell on juba 7 läbi. Kell 9 tullakse mulle siia järgi. Selleks ajaks pean ma tegema silmameigi, ma pean koti kokku panema. Ja see sõber ka siin, ta ajab mind närvi. Siis mul ei tulnud kulmud välja. Ja ma olen mingi, mida pekki nii ilus ilm ja lihtsalt asjad nagu ei lähe nii, nagu ma tahan. Update, kell on kohe varsti 9. Ma olen koti kokku pannud, ma olen meigi teinud enam-vähem lõpuni. Ma veel seal kindlasti täiustan seda. Aga jah, on aeg minna Tartusse. Me oleme siis täna Illusioonis. Ja minu arust minu viimane Nancy Live oligi Illusioonis. Võt. Aga väike selline päevaküsimus teile. Ma lihtsalt jäin siin Shreki vaatama. Kas on mingi film, mille järjest mõni film on olnud parem kui esimene osa? I start. Kui ma kohe mõtlen, siis ma olen mingi ei. Iga film ja kõige esimene osa on kõige parem. Sest ma ei mõtle, et Shreki kõige parem osa on ilmselt kõige esimene. Aga minu arust on High School Musicali teine osa parem kui esimene. Ja parem kui kolmas. Ehk siis teine osa on kõige parem. Nii et ma väga ootaks teie mõtteid selle koha pealt. Kui sa tahad, sa võid jätta kommentaari, et mis filmil sa tunned, et mõni teine või kolmas osa oli parem kui esimene. Nii põnev. Nii, valmistume. Ma vist ei ole kunagi selliseid asju teinud. Ma mingi downward dog'ist. No, pigem oli heavy. Ma jõudsin koju, kell on 4 öösel või hommikul. See meik on väga maha võtta. Ma olen nii väsinud. Esinemine oli väga edukas ja väga tore. Lihtsalt jah, nii väsitav ja uskumatu, et ma kunagi tegin ülitihti selliseid nagu ööotsi, et jõudsingi, ma ei tea, 4 koju. Ja eriti need, kus olid nagu kaugemad. Ma ei tea, kuidas ma neid nii tihti tegin. Praegu ma olen mingi appi. Nii et ma võtan selle mingi maalan tuttu ja räägime hommikul uuesti. Tere hommikust, käes on Joosep siin nootimas 2. klassi. Käes on pühapäev ja on minu treenide päev, commercial ja strip. No nii, taste test. Ma olen näinud neid stories juba nii palju. Heavenly Pirni, see limonaad. Ma armastan Pirni jooke, aga mulle Pirni tooted ei meeldi. Ma ei tea, kas see meeldib sensi. Ja põhimõtteliselt üks ainuke kõrrejook, mida ma päriselt naudin, jah, kõrrejook, on see tripi, ma ei mäleta, mis see nimi on, niisugune roheline. See oli Pirni. Ja see on kõige parem kõrrejook, mis ma joonud olen. Ja üldse nagu Pirni joogid. Aga Pirni jooke väga ei tehta. Nii et ma nüüd proovin ka selle Pirni Heavenly ära. Ja parem oleks, see on hea. Ma ka lõhnab juba nagu see tripi kõrrejook. See on imeline. Ühesõnaga, üks pikk nädal on jällegist tehtud. Ma olen nii väsinud. Aga samas see kõik on nii väärt seda, mis ma teen. Ma ei tea, mis see lõpukõne siin praegu on. Aga ma natuke söön. Vaatan Hannah Montanat ja siis ma tulen teie juurde tagasi, kui te lubate. Just lõpetasin Biotroga koostöö filmimise. Hannah Montana käis. Siin oli minu see nii-öelda station, et ma sain ennast näha. Võt. Mul on siin tore sõber, kes lihtsalt ei taha ära minna. Ma saan aru, et minuga on nii lõbus, aga girl, it's time to leave. Ja, võt. Ma paneks siia selle kifi. Kui ma juba siin teiega niimoodi räägin, istu maha, siis tegelikult on aeg see vlog ikka kokku võtta. Ma üritan teiega rääkida niimoodi pidi, sest nüüd häirib see pool, okei? Ma loodan järjekordselt, et teil oli tore vaatamine.
ma ise tunnen nagu, ma ei tea, kas te olete seda tähele pannud, aga ma ise tunnen, et ma olen veits oma huumorisoone ära kaotanud ja ma tahaks, et need vlogid oleksid naljakamad. Aga ma nagu ei julge olla naljakas, mis on veider, sest nagu miks ma peaks kartma. Või nagu ma ei tea, mul ei tuleks enam nii loomulikult, nagu ta kunagi tuli. Nii et it's time to change that, okei? Ja pluss täna tegelikult olid nii mõnusad trennid ja ma nii nootasin. Naljakas on mõelda, et varsti on ka hooaeg läbi. Ja see alles algas ja juba on märtsi keskpaik. Aprill ka veel ja siis maikuus me juba valmistuva kontsertiks. What? Ma mõtlesin niimoodi, et ma järgmine nädal vlogin ja ma teen ikkagi selle special vlogi esmaspäevast pühapäevani, et minu järgmise nädala põhifookuseks on koristamine. Ehk siis ma teen seda sama koristus challenge'it terve järgmise nädala, et ma üritan võtta ette sealt märklikust selle koha, kus on need iga päev on kindlad ülesanded ja vaatame siis, kuidas see mul välja tuleb ja ma loodan, et see innustab teid ka leidma üles selle koristamistuhina, sest minul on tihtipeale, kui ma näen nagu koristusvideosi, siis mul endal tuleb täiega isu koristada ja pluss varsti on tulemas aprill, mis tähendab, ja ma loodan, et teete kaasa seda, ma loodan, et te mäletate, aga eelmine aasta ma tegin ja vist üle-eelmine aasta ka, et aprillikuus sa viskad ära nii palju asju, kui on päevi. Ehk siis näiteks, kui on 4. aprill, viskad ära 4 asja, kui on 19. aprill, viskad ära 19 asja. Sa võid ise leida oma süsteemid, kuidas sa seda teha tahad, kas sinu jaoks prügi välja viimine on juba 1. Või noh, ühesõnaga, minu reegel on näiteks see, et kõik, mis ma ostan aprillikuus, see ei lähe arvesse. Ehk siis, kui ma ostan näomaski ja ma kasutan aprillis ja ma kasutan selle aprillis ära, siis see ei lähe ühele arvesse, sest ma on nagu nii, et see ei seisnud mu kodus. Et see on üks minu loogika. Ja no see on kindlasti veel mingid asju, aga ühesõnaga, ma loodan, et te tulete kaasa selle challenge'iga. Muidugi aprilli esimesed päevad ma olen Türgis, aga ma arvan, ma teen need ette või järgi. Vaatab ühesõnaga. Nii et pange siis vaim valmis. Ja selle tõttu ongi hea just teha see väike koristus challenge vlog siia ette, et teil tekiks üldse isu. You know. Ja pluss, mis mul järgmine veel toimub? Ma tean, et mul on veel üks UV-show tulemas. Mul on emme sünnipäev tulemas. Selle samal päeval on mul ka Empire Show esinemine. Teate, mis järgmine vlog juhtub või? Mul on üks ajakapsel 5 aasta tagusest ajast. On ju 5? Jah, 5 aasta tagusest ajast. Ja ma avan selle. Nii et vaatame. Seal ma tean, et ma kirjutasin mingi kirja enda tuleviku minale. Ma elasin siis veel seal vanas korteris. Ühesõnaga, ma ei tea, mida ma seal kõike kirjutasin. I have no idea. Ma ei tea, mis seal sees on. Ma mäletan mingeid asju, mida ma võisin sinna sisse panna. Ma panin kindlasti sinna mingi koroonamaski. Aga rohkem ma ei mäleta. Ühesõnaga, ma avan selle ajakapsli vlogis. Ja muidu on veel sellist muud kraami tulemas. Aga ühesõnaga, sellest kõigest siis juba järgmises vlogis. Ja ma loodan, et te võtate selle koristus challenge'i nunnusti vastu, sest mul on juba tunne jäänud, et inimestel meeldib vaadata koristamisvideosi. Nii et come and join me. Aga mina lähen nüüd magama ja ma soovin teile ilusat hommikut, õhtut, päeva, lõunat, millal iganes sa seda videot vaatasid. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!